Tere tulemast kuulama uut Deltakutse episoodi. Mul on väga hea meel, et oled leidnud hetke, et meiega kaasa tulla. Ja tänane osa on meil tõeliselt eriline. Räägime teemast, millest meditsiinis sageli ei räägita piisavalt, kuid millel on tohutu tähtsus. Ja tänases osas me käivitame justkui lisabrigaadi. Sellise, mis ei kasuta ravimeid ega defibrillaatorit, vaid kuulab, toetab ja aitab inimesi siis, kui kõik muu on juba tehtud. Me räägime sellest, kuidas hoida patsiente ja nende lähedasi olukordades, kus maailm nende ümber on kokku varisenud, kuidas pakkuda psühholoogilist esmaabi, kuidas hoida meie kolleege ja tervishoiutöötajaid ja sellest, kuidas kriisinõustamine päriselt välja näeb nii sündmuskohal kui ka hiljem. Ja sellest me siis nüüd järgmiste episoodide vältel räägime. Minu nimi on Dr. Karl-Oliver Tomson ja mul on suur rõõm tänases osas siis tutvustada meie saatekülalisi. Kõigepealt Mari Kolga, kes on PERH-i ja kriisi- ja riskivaldkonna juht, lisaks kriisinõustaja, Eesti kriisinõustamise ühingu liige. Tere, Mari! Tere, Oliver! Natukene, et lihtsalt meie kuulaja saaks natukene ka sinu kohta teada, siis kuidas sa leidsid tee kriisinõustamise juurde? Jaa, see tee sai tegelikult alguse kaassaate külalise juurest, et töötasin kunagi koolis ja läksin juhuslikult ühele koolitusele. Kool veel maksis selle koolituse kinni ja see koolitus rääkis kriisinõustamisest. Ja lektoriks oli Tiina Naarits-Linn. Ja vot sellel 2-päevasel kursusel mina kogesin sellist tohutut äratundmist, et see on valdkond, mida võiks ja peaks teadma iga inimestega töötav spetsialist, ükskõik kus kohas sa töötad. Ja et neid teadmisi läheb vaja igal pool. Ja sealt edasi ma tegelikult hakkasin neid koolitusi ja kursuseid jahtima, otsima, kust kriisinõustamise kohta veel teada saada ja no sättisin ennast ka Tiinale külje alla, et ikkagi õppida parimatel. Mulle väga meeldis, me enne saate algust natukene juba rääkisime kolmekesi ja arutasime ja siis üks tähelepanek, mis siis ütleme Tiina kursustelt on tulnud, on just see, et see kriisinõustamise oskus, see pädevus teeb siis igapäevase töö tervishoius lihtsamaks. Et võib-olla see on ka, ütleme, miks meie osa täna nii oluline on, et keegi võib väita, et me räägime pehmetest teemadest ja miks need on olulised ja kindlasti on see patsientidele ja lähedastele väga oluline, see meie kolleegidele oluline, aga see on ka tegelikult meile, nagu sa ka mainisid, meile endale väga oluline, see võimaldab meie tööl vastu pidada, see võimaldab meile tööd rohkem nautida, rohkem pädevam olla ja siis osavam. Ja siit võib-olla sujuvalt siis tutvustakski kohe meie järgmist saatekülalist, kes sai juba väikse sissejuhatuse, Tiina Naarits-Linn, kes on siis traumajuhtumite superviisor, kriisinõustaja ja Eesti kriisinõustamise ühingu juht. Et kui Mari mainis, et ta leidis siis tee kriisinõustamisele suuresti ka läbi sinu, siis kuidas sina leidsid tee kriisinõustamise juurde? Tere ka minu poolt ja ega ma ei tea, kas ma täna ütlen väga kindlalt, et see oli Ridali lennuväli ja minu teismelise vanus, aga seal on hästi suur tähendus ja koht küll, et kui ma tegelesin purilennundusega, siis ma juba sel ajal imetlesin, aga hiljem ka, kuidas keerulisi ja ka kriitilisi juhtumeid instruktorid analüüsisid. Ja me pidime ju järgmine päev ikkagi jälle lennukisse minema ja me pidime tulema toime enesejuhtimisega. See pani mind hästi mõtlema ja kui oli Estonia laevahukk, ja tuli lihtsalt tegutseda, aga tuli saada mingeid lisateadmisi selleks tegutsemiseks, siis mul tulid kõik need varasemad vestlused meelde ja see väljaõpe, see selline lühike väljaõpe ja meie välispartnerid alates Atle Tüüregravist, Norrast viisid arusaamiseni, et see on oluline ja siis ma sattusin politseipsühholoogiks ja seal juba tuli hulk väga spetsiifilisi väljaõppeid, mille tulemus ongi see, et kui ma ühel hetkel politseist eemaldusin, siis kriisinõustamise valdkond jäi ja aastast 2005 siis hästi teadlikult olen selle valdkonnaga tegelenud. See kõlab juba väga põnevalt ja tahaks juba kõiki neid teadmisi ja oskusi, mis sa aastate jooksul oled siis saanud ja
neid juba kuulda ja selleks meil on ka tegelikult täna siis ka juhtumid välja mõeldud. Et ma igaks juhuks mainin ette, et nagu siis ütleme niisugustes natukene võib-olla häirivates saadete eel telekas antakse teada, et see järgnev saade võib sisaldada häirivaid lõike, siis kahjuks ka meil täna need juhtumid on üpris keerulised, need on kindlasti vaimselt rasked, eriti võib-olla neil, kes siis tunnevad ära, et need juhtumid on selles mõttes selle saate jaoks siin loodud, aga paratamatult siin võib olla mingeid, ütleme, äratundmiskohti inimestel, et siis lihtsalt see hoiatus anda teada, aga meil on ikkagi tegemist deltakutsega ja seetõttu me ka räägime rasketest juhtumitest, et oleks just kuulajal oleks siis võimalikult kasulik, sest et paratamatult meil tervishoius need rasked juhtumid ette juhtuvad, meil ei ole Bravo-kutse ja seetõttu on meil ka üpris rasked juhtumid. Mulle meeldis ka, ma ise olen muidugi suur lennunduse fänn, nii et see purilennukite teema oli juba koheselt väga põnev. Mulle meeldib ka see, et tegelikult ju tervishoius meil on ka hästi palju simulatsioone ja kõik niisugused harjutamised on tulnud just lennundusest, ka ütleme kriitiliste olukordade tegelemise puhul ja mitte siis ainult nii-öelda psühholoogia poole pealt, aga ka igapäevases niisuguses ravitegevuses, et see oli kohe äratundmisrõõm. Tiina, kas sa siiamaani lendad? Ei, purilennundusega ma ei tegele enam, aga lennundusega puutun palju kokku küll. Ma olen üks partner, kes pakub pilootidele siis, see on selline tugiprogramm, mis on rahvusvaheline ja kohustuslik, kõikidel lennuettevõtetel on olemas oma partnerid ja seetõttu lennundusega ma olen päris hästi kursis. Kas sa igatsed ka vahepeal purilennukiga lendamist? Jaa, seda ei ole võimalik mitte igatseda. Nii, aga ma arvan, et siit liigume juhtumite juurde, siis läbi juhtumite me saame kõikidest nendest teemadest ka koos arutada. Esimene juhtum siis, me oleme siis nii-öelda lisabrigaad, meie selles mõttes eesmärk ei ole ravimeid doseerida, vaid pigem just keskenduda siis inimesele, keskenduda lähedastele. Ja me oleme jaotanud selle siis osa või selle teema 2 episoodi, et esimeses episoodis siis keskendume just siis patsiendile ja tema lähedastele ja teises osas siis räägime siis sellest, et kuidas siis pärast seda sündmust kolleege märgata, kuidas kolleege aidata ja kuidas neile toeks olla. Aga siis alustame esimesest juhtumist. Et on siis varajane hommik ja teel tööle on sattunud siis liiklusõnnetusse mitu autot. Meil on paks udu, halb nähtavus ja 10 kannatanuid. Me jõuame sündmuskohale ja me näeme, et seal valitseb kaos. Inimesed jooksevad ringi, karjuvad, otsivad oma lähedasi. Mõned on kergelt vigastatud, mõned on raskemalt, keegi ei saa päris hästi aru, mis just juhtus. Me saame siis välijuhilt või sündmuskoha meedikult infot, et triaaži alusel on sündmuskohal kahjuks 2 surnut, 2 punast, 1 kollane ja 5 rohelist patsienti triaaži kategooriate järgi siis. 1 naine istub tee ääres, veri põsel, kuid ta kordab ainult 1 lauset. Mina jäin ellu, miks nemad mitte. Teine mees, kes tundub füüsiliselt terve, tahab tungida avaripaika, lootes oma venda päästa. Lisaks sellele on juba ka meedia kiiresti kohale jõudnud ja me näeme, et siis nad juba pildistavad. Ja siis on see suur küsimus, et kuidas selles olukorras käituda ja toetada siis neid, kes on füüsiliselt terved, kuid emotsionaalselt kokku varisenud. Et võib-olla ma, Tiina, siis kohe suunan esimese küsimuse sinu peale, et kuidas me üldse pakume tuge kergemalt vigastatutele? Võib-olla siin tuleb kohe termin psühholoogiline esmaabi käiku võtta, sest see on asi, mida saab iga meedik alati teha, kui tal on pisutki aega panna tähelepanu siis väljaspool otseseid meditsiiniprotseduure. Ja vahel on jäänud inimestega suheldes mulje, et ma pean psühholoogilist esmaabi ka õppima ja ma ei ole veel võib-olla läbinud, ma ei tea, või muidu kursust, tegelikult ei pea. Psühholoogiline esmaabi oma olemuselt on hooliv juures olemine. Ja kui mina tean, et ma tahan hoolida sellest inimesest, kes ei vaja küll minu professionaalseid teadmisi, aga inimlikku lähedust vajab, sest tema seisund on praegu nähtavalt väga kehva, siis ma peaksingi pakkuma talle kõike seda, mida psühholoogiline esmaabi lubab. Ja nüüd mul peab olema selleks ikkagi võimalus, ehk siis me peame oma
see nagu tööjaotuse seal sündmuskohal tegema nii, et me teame, kes meedikutest tegelebki nende rohelistega siis, et ongi nende juures. Ja üks hästi tähtis koht on see, et ma arvestan, et nad on tunnelnägemises, inimene, kes saab tugeva vapustuse, ta kiilub just kuskile kinni ja tal on väga piiratud nägemine, ma panin tähele lauset, et miks mina ellu jäin, miks teised ei jäänud ja selline mingi lause kordamine on üks tunnelnägemise tunnus, kus inimene üldse kõrvale ei näegi, ta näeb ainult seda ühte sektorit. Ja nüüd on vaja normaliseerida ja füüsiliselt teada anda, et ta ei ole üksi selles olukorras, sest see on üks taju, et ma olen üksi jäänud. Kontakti saab võtta erineval moel, aga näiteks üks lause on see, et üteldagi, vaata mulle otsa, ma tahan sind kuulata. Ja see korraks rikub kogu mõttemustri ära, sest inimese taju on see, et ma olen nii üksi ja mitte keegi nii minu jaoks aega ei oma ja siis järsku keegi ütleb, ma tahan sind kuulata. Ja see on see väike koht, kus ma saan sellesse tema sektorisse sisse, sest tema on oma tunnel nägemises ja mul on vaja, et ta kuidagi minuga kontakteeruks. Ja kui ta nüüd natukenegi annab märke, et ta on minuga kontaktis, siis ma saan talle hakata ütlema täiesti inimlikke soovitusi, pane tähele, millist vajadust sa praegu omad, tahad sa äkki pisut vett, siin on näed üks pudel vett ja see on hea küsimus, kas kiirabil on pudel vett, et meil enamasti ikkagi autos on, saame pakkuda. Jah, et pakkuda vett, sest vesi on nüüd kontakti võtmiselt järgmine väga tähtis element, inimesed, kes kogevad kõrget traumaatilist stressi, mitte ainult vahetult, vaid päris mitme päeva jooksul ja ka kuni 2 nädala jooksul, et me näeme just see 14 päeva efekt on suur, aga 3 ööpäeva jooksul eriti võimsalt, kogevad keskmisest suuremat suukuivust ja meeletut joogijanu. Ja kuni selleni välja, et mõni arvab, et nüüd vallandus tal diabeet ja nad hiljem nagu kirjeldavad seda. Ja kui nüüd meedik ütleb, et praegu sa võid tunda suurt joogijanu ja sa võid soovida lonksu vett, siis see on inimeste jaoks selline kergendustunne, keegi saab aru, sest mul on tõesti kohutav janu ja see tekib siis hästi tugevasti. Ehk siis vesi on üks, mis juba loob turvalisust, ta saab minust aru. Ja siis saab minna järgnevate toetavate punktide juurde, aga ma ei tea, kas me vaatame kohe kõik need ära või lähme jutuga edasi? Me võime seda ka juhtumi käigus, ma lihtsalt lisan siia... Et praegu on kontakt loodud. Jaa, et see on, selles mõttes on see absoluutselt imeline, kuna sa mainisid väga hästi, et kuidas patsiendil tekib tunnelnägemine. Mul on tunne, et meedikul tekib sellises olukorras ka tunnelnägemine. Vähemalt ma ise olen seda kogenud, sul on ikkagi suur sündmus, sul on palju kannatanuid ja kui sa näed, kui öeldakse roheline patsient, siis ütleme minu esimene mõte, mis vähemalt tahab pähe tulla, on see, et väga hea, nendega on kõik korras, nad on seal, ma tegelen nendega, kes vajavad rohkem abi. Aga praegu meil on siis niisugune imeline olukord, kus me oleme nii-öelda lisabrigaad, meil on ressurssi ja mis võib olla ka täiesti tavalise suuründmuse korral, et sul on seda ressurssi tegelikult. Et kõik, kes vajavad, kollased, kes vajavad abi, punased, kes vajavad abi, et nendega tegeletakse ja me saame siis rohelistega tegeleda. Aga see tunnelnägemine on nii lihtne tekkima, aga kui sa ütlesid, et kuidas psühholoogiline esmaabi kõlas alguses nii hirmuäratavalt, aga kui sa ütled, et lihtsalt ütleme patsiendile, et vaata mulle otsa, ma kuulan sind ja pakud vett ja sellega juba on kontakt loodud, see lihtsalt selles mõttes mulle isiklikult kõlab imeliselt, kuna see on niisugune ka asi, mida ma saan kohe teha ja mis kõlab väga lihtsalt. Ja tegelikult ta lõpuks ongi, sest see on inimlik hoolivus ja kui ma juba töötan meedikuna, siis ma igal juhul hoolin inimesest. Ja see on see koht, kus ma ei pea mõtlema oma meditsiini poole peale, sest teised töötavad, ma olen see lisabrigaad ja ma juba saan hakata tegutsema. Ja kuigi ma ütlen, et psühholoogiline esmaabi on jõukohane igale inimesele, igale lähedasele, kes tuleb sündmuskohale, siis paraku tuleb professionaalil teada seda, et ta ikkagi peab neid samme teadma, see on 6+1 sammu, sest professionaalilt eeldatakse, et ta kõiki neid samme puudutab. Ja kui ma kas või midagi jätan tegemata, siis võib tulla kaebus, rahulolematus, ise inimene ei küsi,
ta selles olukorras ise midagi ei küsi, aga ta eeldab, et kõike tehakse, nii nagu kiirabimeedik teebki kõike, ta tuleb sündmuskohale, ta ei küsi, kas te soovite elustamist, ta hakkab kohe elustama. Ja psühholoogilise esmaabiga kriitilises intsidendis on sama, et patsient eeldab mingisuguseid asju ja kui seda ei ole, siis ta on rahulolematu. Et miks on spetsialistil hea teada, millest see koosneb. Enne kui sa nüüd 6+1 sammu juurde jõuad, natukene kruvin veel seda pinget. Mari, ma küsin sinu käest, sina kui ütleme PERH-i kriisijuht ja sa oled olnud väga paljud suursündmuste juures ja näinud neid kõrvalt, kuidas tavaliselt õppuste käigus on, et kas õppuste käigus oled sa märganud mingeid väga häid asju, kuidas just roheliste patsientidega tegeletakse või kuidagi midagi niisugust, mis on silma jäänud? Tegelikult õnneks mul ei ole üleliia palju kogemusi suurõnnetustega, ja mul on ainult hea meel, et neid sündmuseid meil Eestis ikkagi üleliia palju ei toimu. Aga õppuseid olen ju näinud ja mõned suurõnnetuse tunnustega sündmused ka reaalses elus ära näinud. Ja minu arvates, kui me räägime sündmuskohast, siis kõik algab ikkagi sellest sündmuskoha meedikust, sellest, kes juhib seal sündmuskohal tegevusi ja sellest, et ta teadlikult mõtestab, et ka see roheline patsient on sama oluline kui punane. Et tõesti nihutada seda meediku tunnelnägemist, et ma pean päästma punast, vaid kui ikkagi meedik läheb sinna rohelisele alale tööle, siis tema töö on vähemalt sama oluline ja võib-olla mõnes mõttes natukene lihtsam, ehk et sa ei pea seal, eks ju, panema mingeid intubatsioonitorusid või elustama, aga sama väärtuslik igal juhul, sest et kui nende roheliste patsientidega tegutseda õigesti, osutada seda psühholoogilist esmaabi neile, jälgida seda 6+1 sammu, siis me vähendame lihtsalt nende roheliste kannatanute ravikestust. Ehk et kui kaua me peame hiljem neid ravima. Nii et seda mõttekäiku võiks muuta ja kui nüüd küsida, et kas ma olen midagi märganud, siis mul tuleb lihtsalt kohe meelde üks reaalne sündmus mõned aastad tagasi. See oli äkki COVID-i periood, toimus liiklusõnnetus linnas ja laps sai viga ja nagu ikka olidki pildid meedias ja sealt piltidelt oli näha, kuidas siis päästjad seisid ja varjasid seda laps kannatanud siis sellise suurema tekiga, samal ajal kui kiirabi osutas esmaabi sellele lapsele. Ja vot see on minu arvates üks ülimalt lihtne näide, kuidas tagati selle kannatanu väärikus, kuidas tagati, et üleliigsed silmapaarid ei näinud, mida temaga seal tehti ja see igal juhul toetab, sest keegi me ei tahaks olla haavatav või nagu paljastunud, eks ju, oma kõige suuremas hädas kogu maailmale vaatamiseks. Ja vot see tõesti puudutas kriisinõustajaid nii, et see meie kogukond arutas, et küll see oli üks imeline žest. Võtta ja luua see nii-öelda privaattsoon selle kannatanu ümber, et meedikud saaksid rahulikult töötada ja kannatanu väärikus oleks tagatud. Väga hea tähelepanek ja võib-olla asi nagu ka, mida sündmuskohal organiseerida ja millega ka vähendada seda teisest traumat või kui näiteks selle vaese lapse, ütleme, sugulased oleksid seda meedia vahendusel näinud, et see oleks kindlasti toonud. Jah, et suurõnnetuse sündmuskohal kindlasti tasuks sama põhjalikult läbi mõelda see roheliste ala loomise koht, nagu mõeldakse punaste traumade peale, et ta oleks võimalusel ikkagi privaatsust pakkuv, et need inimesed oleksid ohust eemal ja kui see on ka sellest sündmuskohast eemal, siis me kaitseme ka neid inimesi nii-öelda nende järgnevate traumade pärast, et nad ei pea nägema, kuidas siis võib-olla abistatakse neid väga raskete traumadega inimesi või kuidas neid sealt sündmuskohalt, eks ju, päästetakse, et me nagu sellise privaatsuse loomisega ja selle ala loomisega saame juba väga palju ära teha nende inimeste toetamiseks. Aga kuidas läheneda sellele olukorrale, et praegu meil on ka autoõnnetus, kus võib olla niimoodi, et siis ühest autost võib olla nii punaseid patsiente, nii rohelisi patsiente, et ütleme tõesti, kui on näiteks niisugune olukord, et autos kedagi elustatakse ja siis see lähedane on nii-öelda roheline, kas kuidagi neid omavahel kokku tuua või mis võiks olla nagu ütleme kriisinõustamise aspektist kõige niisugusem, raskes olukorras kõige ideaalsem lahendus? Kohe ütlen, et ideaalset ei ole,
ja kriisinõustamine näitab selle väga ilusti ära, et on parim võimalik. Ja see peaks igale spetsialistile andma ka selle rahu, et kui ma olen enne ära mõtestanud ja nüüd teen mingi otsuse, siis ma tegin parima võimaliku ja kui keegi pärast ütleb, et oleks võinud teha veel nii või saanud teha naa, siis kui mul on järgmisena uus teadmine parimast võimalikust, siis ma rakendan seda, aga ma mingil juhul ei luba ennast kritiseerida selles olukorras, kus ma andsin endast tegelikult parima võimaliku. Ehk siis sellist ideaalset päris kindlasti ei ole, aga mida sa, Mari, pakud? Jaa, no minu mõte läks samma kohta, et sellist ideaalset lahendust suurõnnetuse sündmuskohal tõenäoliselt ei ole, aga mida saab teha see rohelise sündmuskoha meedik, ta saab selgitada ja kirjeldada, mis siis selle raskelt vigastatud patsiendiga tehakse, kuidas teda aidatakse, ehk et hoida see rohelises alas murelik, võib-olla ka, eks ju, vigastatud, aga õnneks mitte nii raskelt, et hoida teda nagu teadlikuna, miks tehakse, mida tehakse, kuidas tehakse ja mis võib olla siit edasine, eks ju, et a la viiakse kiirabiga haiglasse, et oma teadmiste võimaluste piires ikkagi kirjeldada seda olukorda, sest tihtipeale lähedane, kes ei ole meedik, ta ei suudagi mõista mingisuguseid meditsiinilisi protseduure, mida tehakse, tal võib tekkida selles osas küsimusi ja selle talle teadlikkuse andmine või selle olukorra selgitamine toetab teda. Ja samal ajal peame meeles pidama, et tõenäoliselt ta järgmisel päeval juba ei mäleta, mis talle selgitati, et neid selgitusi ta vajab rohkem kui ühe korra, aga see aitab tal selles olukorras jääda rahulikuks ja mõista ja mitte nii tugevasti siis võib-olla ka reageerida. Ma võib-olla lisan, et ühel suurel õppehäirel, kus ma sain jälgida siis seda ala, kuhu tulid lähedased. Ja kuna see oli haigla õppehäire, siis see ei olnud politsei poolt juhitud, sest sageli, kui lähedased tulevad, siis nendega tegelevad ju politsei ja see lisabrigaad nagu ei ole nende jaoks vajalik, aga haiglas tuleb ikkagi nendega tegeleda. Ja see, mis on teoorias, seal nii ilusti praktikas tuli välja, nad vajavad regulaarset teavitust, kuidas nüüd on. Ja nüüd on nii, teame vot seda, poole tunni pärast tuleb lisainformatsioon või uus informatsioon ja inimesed rahunevad, kui nad teavad, nad jälgivad kella väga pingeliselt ja nad peavad teadma, et neile antakse taas infot, kuna siis meid ära viiakse või kuna mida kellegiga tehakse. Ja me ei tohi seda aega rikkuda, kui me ütleme iga poole tunni tagant, siis iga poole tunni tagant tulebki meedik ja ütleb, nüüd on selline informatsioon. Ja inimesed suudavad ennast mobiliseerida järgmise ajani, sest nad teavad, et veel tuleb infot. Ja kui tuleb nüüd sellisele sündmuskohale lähedasi, keda siis tegelikult turvavad ja hoiavad politseinikud, siis ka seal on mõistlik ka politseiga koostöös, et regulaarselt käib ja meedik ütleb selle sõnumi, mida politseinik ei saaks öelda. Ja selle võrra on juba rahunemine olemas, et siis selline regulaarne, rütmiline teavitus. Isegi kui ei ole mitte midagi teavitada, siis minnakse ja öeldakse, informatsioon on sama ja korratakse uuesti üle. Et kui me oleme elustamise juures harjunud, et iga 2 minuti tagant on rütmikontroll, siis tegelikult sellist niisugust järjepidevust peaks täpselt samamoodi kasutama ka lähedastega ja mitte neid ära unustama ja mitte siis valesi lootusi andma, et see võib siis pärast kätte maksta ja neile muidugi väga raskelt mõjuda. Jaa, see rütmikontroll on hea ja tõenäoliselt sündmuskohal, kui ma ütlesin praegu pool tundi seal haigla olukorras, see sobis, aga see 10 minutit võiks olla selline hea, et iga 10 minuti tagant, sest selle aja peale juba lahendatakse ära, et kuhu nad liiguvad või mis nendest saab, aga 10 minutit ta talub ilusti ootamist, tuleb uus kontroll. Ma mõtlesin, ma igaks juhuks seletan lahti ka, et me rääkisime rohelistest, kollastest ja punastest, et see siis on triaaži kategooriad, mida siis me haiglaeliselt ka kasutame, et samamoodi nagu EMOS, kes on siis EMOS käinud, et siis on ka triaaži kategooriad ja need siis lihtsalt põhinevad siis elulistel näitajatel ja selle järgi me siis lihtsalt prioritiseerime, et kes vajab kõige kiiremini elupäästvat ravi ja rohelised on siis need, kes vajavad jälgimist, aga tõenäoliselt väga suurt sekkumist ei vaja, kollased on raskemas seisus ja punased on siis vajavad kohast abi, et lihtsalt igaks juhuks lahti saatada.
võib-olla ühte asja veel öelda, kui me räägime suurõnnetusest, kuigi meie tänane näide ei ole väga suur õnnetus. Aga sellegipoolest suurõnnetuste juures tuleb siis korduvalt ka uuringutes välja, et inimesed, kes satuvad siis suurõnnetusse, oma psühholoogilise käitumise poolest nad jagunevad 3 gruppi ja kui nad nüüd on eraldatud ka kusagile kohta, kus nemad otseselt meditsiinilist sekkumist kohe ei vaja, siis ega see grupp jaguneb omakorda 3. Ja seal on iseseisev rühm, kes on väga kiiresti ratsionaalne, kes võib hakata abi pakkuma, seal ei tohi õnge minna, et ta võtab nagu juhtimise üle meedikult ja ütleb, et mina siin tegutsen. Aga nemad on inimesed, kes tahavad ise päästa ja päästa teisi. Ja nad on päris kiiresti kaasatavad nagu abisse, et kuidas nad toetaks ise teisi. Ehk siis meil ei olegi vaja suurt armeed meedikuid, vaid me peame nägema, kes see umbes 10–30% on. Ja uuringutes ta kannabki nimetust iseseisev rühm. Nüüd teine rühm kannab nimetust kontrollitav enamus. Ja see kontrollitav enamus jääb protsendi sisse 60–70%. Meie nimetame neid ka peatakanadeks, sest nad tahavad meeletult ise pääseda, nad tegutsevad, aga kui neid ei juhi, siis iial ei tea, mida nad ette võtavad. Ja seetõttu nüüd on tähtis, et kui ma mõistan, kes on see iseseisev rühm, et ma need suunan seda kontrollitavat rühma nagu ohjama, et ma ei saa nagu ise pidevalt kohal olla, aga ma annan ülesandeid, siis tulen vahepeal annan infot ja siis on need 2 rühma nagu paigas. Aga on veel 3. rühm ja seda nimetatakse düsfunktsionaalseks vähemuseks, keda on 5% või vähem ja need on nüüd küll sellise riskikäitumisega rühmaks, nende apaatsus või paanika võib olla ülikõrge, seal võib varju jääda nende tegelik ka meditsiiniline abivajadus ja samal ajal neil ei pruugi olla meditsiinilist abivajadust, aga ta ei aita ennast ja ta ei lase ennast aidata. Ja näiteks selle düsfunktsionaalse vähemuse juures väga selgelt öeldakse, et kui ei ole kriisis 2 olulist ressurssi, aeg ja jõud, siis nemad on määratud hukule. Sest nemad ei tee nagu ühtegi sammu, et näidata, ma vajan abi või ta laseks aidata või otsiks abi. Et kui meil on palju aega, et me saame nad ära määratleda ja kui meil on palju jõudu, et me viime nad sealt koldest välja, siis nad on ka päästetavad. Aga muidu see 3–5, öeldakse alla 5, siis kahjuks suurõnnetustel on selline protsent olemas. Ma arvan, et kõik kuulajad, kes on, ütleme, kas suurõnnetusel või siis õppusel osalenud, tundsid need 3 gruppi väga kenasti ära ja mul on tunne, et need on alati esindatud mingil, ma ei tea, kas täpselt sama protsentuaalselt, nagu sa mainisid, aga nad on alati esindatud ja see on nagu väga hea tähelepanek, et mõnes mõttes muidugi see teeb selle olukorra veel raskemaks, et sa pead ka väga kiiresti hoomama, mis on inimpsühholoogia ja mis grupiga sul tegemist parasjagu on. Aga siin on ka see lihtsus, ma õppehäirel seda jälgisin, et kui sa leiad ära need iseseisvad liikmed, siis nad on päriselt abilised. Sa saad neile päriselt ülesandeid anda ja nad siis kontrollivad seda kontrollimatut seltskonda, et saavad aidata mingisuguseid ülesandeid täita ja seda tuleks alati arvestada. Kui sa praegu ütled, et sa ei tea, kas need protsendid on nii või naa, siis ma ütlesin need, mis on nüüd viimastes akadeemilistes uuringutes, on need protsendid. Ma olen varem kohanud ka seda, et 10–80–10, aga see on selline pigem üldistus mingitel metauuringutes, et igal juhul see düsfunktsionaalne vähemus on selgelt vähemus ja seetõttu nad jäävad ka tähelepanuta, et neid on väga vähe, nad on üksikud ja nende selline riski jäämine on hästi kõrge ja nemad vajaksid ka seda järeltuge ja seda psühholoogilist esmaabi täiesti teadvustatult tugevasti. Et see on väga hea ja see tõesti nagu aitab natukene mõelda, et sul on need 3 gruppi ja kui sul on suur õnnetus, et sul peab olema kõik need 3 gruppi esindatud. Et siis see nagu ka aitab sul mõelda ja otsida, et kes nad on ja kuhu nad kuuluksid. Kas Mari, kui on suur õppus olnud, et kas olete ka niimoodi teaduslikult lähenenud ja mõelnud, et okei, teie olge nüüd see grupp ja teie olge see grupp ja no kui meil oli suurõppus, siis me tõesti neid kannatanute lähedasi mänginud inimesi umbes selliselt juhendasime, et meil oleks kõik need grupid esindatud. Aga ma tahtsin tegelikult siin juurde kommenteerida, et need nii-öelda need iseseisvujad ja need, kes muutuvad ratsionaalseks, et
nemad on tõesti ressurss, aga meil peaks olema eelnevalt läbi mõeldud, et mis ülesandeid me saame neile anda või kuidas neid rakendada, et nad ei hakkaks nii-öelda tõesti juhtima meid, vaid nad on ikkagi meie juhitavad. Ja need võivad olla sellised väga lihtsad ülesanded, mis me neile anname ja mul on endal üks isiklik kogemus, mis ei olnud küll suur õnnetuselt, aga ma sattusin juhuslikult ühele liiklusõnnetusele, kus siis toimus autode laupkokkupõrge ja mina olin siis see, kes helistas häirekeskusesse. Ja ühest autost väljus meesterahvas, kellel oli silmnähtavalt jalaluumurd, aga ta muudkui patsas ringi seal sündmuskohal, ilmselt siis šokiseisundist tulenevalt, mõistmata, et ta on raskelt viga saanud ja mul ei õnnestunud teda sõnadega kuidagi nagu maha istuma saada. Aga mis töötas, oli see, et ma surusin talle ühel hetkel mu käekotti sülle, et valva mu kotti, kuni ma vaatan, mis seal teises autos sünnib ja vot see nagu maandas ta ära, et tal oli ülesanne, ta valvas mu kotti. Ja need võivadki olla sellised väikesed, lihtsad tegevused ja ülesanded, mis sa siis saad nii nendele peata kanadele kui liidritele anda. See on väga hea näide, sest sellel viimasel õppehäirel, kus kriisinõustajad osalesid, olles siis pereliikmed, siis väga hästi töötaski see, kui anti ülesanne, ole nüüd selle teise kõrval ja hoia tal käest kinni. Räägi temaga mingit rahulikku lugu, jutusta. Ehk siis said selle üliaktiivse sinna rahulikuks ja keegi teine oli ka hoitud. Et ülilihtsad ülesanded. Need on väga head näited ja mul endal, ütleme, kiirabipraktikast on ka sarnaseid olukordi, kus sa proovid siis tegeleda patsiendiga, aga siis keegi tuleb juurde, kes ilmsesti tahab abi pakkuda ja siis mul on ka, ütleme, aidanud see, et mine palun tee vabaks või hoia ust lahti või mis on selles mõttes nagu oluline, aga siiski natukene annab mingisuguse eesmärgi ja võib-olla see on siis olukord, kus me tahame seda tunnelnägemist siis nagu neile tekitada või? Ega me seal ju ei aruta selle üle, sest meil on oluline, et me saaksime ära ohjatud selle situatsiooni ja kui me juba temaga saame pikemalt personaalselt rääkida, siis me saame seda tunnelnägemist hakata avama. Aga sellel esimesel hetkel me lubame tal seal olla, sest meil on vaja kiiresti tegutseda ja me leiame lihtsalt tegevusi. Üks suur teema, millest ka räägitakse, on teisesed ohvrid ja kas see kuidagi Kas see ka kuidagi aitab või kas see on ka üks nagu siis vahend, et kuidas seda vähendada või kuidas me neid teisesi ohvreid saame vähendada? Kui me räägime nüüd pealtnägijast näiteks või me räägime pereliikmetest või me räägime meediatarbijast, kellel ei ole üldse justkui suhet, aga meedia kaudu võib see suhe tekkida, siis loomulikult selle teisese ohvri informeerimine on sama oluline. Sageli suurõnnetustes see roll jääb politseile, et anda kas ruuporist teada, jagada läbi meedia mingisuguseid juhiseid ja sõnumeid, aga teisese ohvri informeerimine on tõesti tähtis. Teiseseks ohvriks võib sattuda ka abistaja ise. Ja siin töötab see teadlikkus, et ma olen läbi mõelnud, et mul on kaitsed nõrgemad, kui tegemist on lastega, kes satuvad õnnetusse, kui tegemist on tuttavatega, keda ma juhuslikult avastan, et nad on õnnetuses ja kuidas ma siis tegutsen, ehk siis see selline teadlikkus spetsialistidel peab olema suur, et ka mina võin olla see teisene ohver ja jällegi informeeritus. Liigume nüüd siit järgmise juhtumi juurde, sellepärast, et hoida seda tempot üleval ja ma arvan, et me saame selle 6+1 psühholoogilise esmaabiga sealt läbi käia, et mitte siis jätta kuulaja kuidagi niimoodi liiga pikalt ootale. Aga järgmine juhtum on siis selline, et kiirabi saab väljakutse, noor naine kahtlus ravimürgistusele ja korteris ootab meid siis 27-aastane naispatsient, kes on teadvusel, kuid apaatne. Ja me näeme, et laual on tühi antidepressantide pakend ja poolik kiri. Tema elukaaslane on kõrval ja on kogu olukorrast väga häiritud. Ta leidis patsiendi hetk tagasi ning helistas kohe siis häirekeskusele. Me saame teada siiski, et patsient praegusel hetkel ravimeid ei ole võtnud ning meditsiiniliselt on olukord kontrolli all. Aga mida me edasi teeme? Me teame, et meil on noor naine, kes on suitsiidikavatsusega, kes on kirjutanud pooliku kirja. Kas see on see olukord, kus me saame ka psühholoogilist esmaabi kasutada?
jaa, üpris kindlasti ja siin selle kirjelduse järgi vajavad psühholoogilist esmaabi 2 inimest. Et patsient on üks, aga siin on see teisene ohver hästi selgelt näha ja kui tema ei saa abi, siis võib tema olla varsti patsient või ta ei saa ise aidata siis seda lähedast. Mis on tänaste juhiste järgi kindel, kiirabi hospitaliseerib siis aktiivselt suitsiidile mõtleva või katset tegeva patsiendi, aga praegu meil on see lisabrigaad, kes saab kõrval siis vestelda ja hetkel ei pea kiirustama, et seisund on selline, et kiirustama ei pea ja siin on võimalik siis asuda vestlema, aga kuna meil on tegemist suitsiidpatsiendiga, siis siin on vaja ühte nagu eelteadmist, et mida iganes ma praegu räägin, seal ei tohi olla ei sõna ja mul ei tohi olla miks küsimusi, miks sa seda tegid või veel midagi. Miks võrdub inimeste jaoks hinnang, isegi kui see küsija poolelt ei olnud absoluutselt hinnang, siis tema tajub seda hinnanguna, ehk siis mul on kohe miksil kriips peal ja mul on eil kriips peal, sest suitsiidmõtetega inimesel on seisund selline, et ta on tajunud, et tal on kontroll oma elu üle lihtsalt kuskile haihtunud. Ja ei sõna on käivitaja, tõestamaks, et mul on veel millegi üle kontroll, vähemalt seda ma kontrollin, kas ma elan või suren ja sina ei tule mulle ütlema, et ära nii küll tee või see on küll vale käitumine. Ja meil võib hästi automaatselt see ei tulla lausungisse, sest inimene, kes on nii halvas seisus, et emotsionaalselt ta kõigub elu ja surma vahel, ta tegelikult ka kas teadlikult või teadmata manipuleerib, et kutsuda esile seda ei sõna. Ta teeb nagu kõik, et te nagu hakkaksite teda piirama ja siis ta saaks tõestada, et ma midagi veel oma elus kontrollin. Et see on võib-olla esimene, mida seal tähele panna, aga kindlasti kehtib see sama, et ma tahan sind kuulata ja sellega juba rikun mõttemustrit, sest üldiselt suitsiidmõtteni ja käitumiseni jõudval inimesel sageli on see mõte, mitte keegi ei kuula mind, mitte keegi ei mõista mind ja nüüd keegi ütleb, ta tahab kuulata, et see lööb kõik sassi ja te saategi temaga juba rääkima hakata. Et see toetus siis võiks hakata toimima ja võib-olla siin on mõned müüdid, ma ei tea, Mari, sul tuleb mingi müüt pähe, et mida tuleks ka arvestada just suitsiidkäitumisel? Ma arvan, et seal on päris mitmeid müüte, mida usub nii laiem avalikkus kui ka meie ütleme, meditsiiniline töötajaskond. Kellel ei ole piisavalt teadnud. Kellel ei ole jah, seda teadlikkust piisavalt, et üks on siis see, et noh, kes ähvardab suitsiidiga, et tema ilmselt ei tee, et ta tahab tähelepanu ja see on tõsi, et ta tahab tähelepanu, aga see on tema siis viis öelda, et mul on nüüd ikka nagu täitsa viimane piir käes. Ehk et see selline nii-öelda ähvardus, et ma tahan ennast ära tappa, seda kindlasti ei tohiks jätta tähelepanuta, aga see on see koht, kus ta tegelikult küsib, et aita mind, kuula mind, ole minu jaoks olemas ja kui me siis sellele nagu vastu reageerime, et et sa ainult räägid või ähvardad siin, et ähvardaja kunagi päriselt ei tee seda, siis me olemegi ta ära nii-öelda tinistanud, sest me oleme talle öelnud ei sõna ja me oleme talle nii-öelda väljakutse esitanud. Et sellega kindlasti peaks arvestama, et see on alati abipalve ja siin võib-olla ei ole küll vaja kohe kiiresti nii-öelda kiirabiga seda inimest viia arsti juurde. Et kui see kavatsus on veel selline formuleerumisel ja ta võib-olla jagab seda niimoodi, et ta jätab endast sellise rahuliku mulje, aga ta vajab kindlasti tuge, ehk et ta vajab kedagi, kes on ta kõrval ja ta vajab siis nii-öelda ka professionaalset tuge juurde, et see ei pea alati olema jõudmine nii-öelda kiirabiga sinna psühhiaatriahaiglasse, aga kui ikkagi suitsiidimõtted on, siis maandus saab tulla ka lähedastelt, kui nad mõistavad, kui nad toetavad ja siis see tugi, see professionaalne tugi sinna kõrvale, eks ju, teist teed pidi kui kiirabiga haiglast.
Tiina, mis on sinu soovitused, et kui meil tõesti ongi niisugune patsient, kes avaldab vähemalt mõtet suitsiidile, et mis on need küsimused, mida küsida või mis hetkel need punased lipud saavad nii suureks, et kindlasti ta vajab mingisugust hospitaliseerimist? No ma ütlen mõne asja veel, et see ei oli üks, mida ma ei kasuta, siis sellise patsiendiga ja üleüldse kriisis ei vaidle, sest ta kutsub sind vaidlema. Ja ma pean ütlema, ma saan aru, et sa mõtled nii ja lähen rahulikult edasi, et ei vaidle, normaliseerin ära, siis ma tunnustan teda. See on nüüd ka uuemates uuringutes selgelt välja tulnud, et kui see tunnustus on tänulikkus, siis see võtab ärevust maha nii sellel, kes peab olukorda juhtima, kui sellel, kelle suhtes ta on tänulik. Ja kui ma nüüd ütlen, et ma olen tänulik, kui sa praegu minuga räägid ja annad mulle teada, mida sa mõtled, siis ärevus hakkab maanduma ilma, et ma mingeid erilisi nippe seal rakendaksin, ehk siis ma kasutan kohe selgelt ka seal tänulikkust. Võib-olla veel üks hästi oluline asi, et kriitilises vahetussuhtluses ma jälgin, et ma ei pakuks abi, sest selles olukorras, kus inimene tunneb ennast hästi halvasti, ma saan talle ütelda, et kuidas ma saan sind aidata, ma tahan sind aidata ja see enamasti tõukab teda veel rohkem peitu ja ta võib ehitada jääseina ja öelda, et ma ei vaja mingit abi, nüüd on kõik korras, laske mul olla. Aga kui ma saan aru, et tema on kukkunud sellesse pimedusse, kus tema ei näe lahendusi ja mina olen seal üleval, siis minu võimuses on temalt küsida abi, sest ma ei saagi teda aidata, kui mul puudub info. Ja meditsiiniliste näitude põhjal meil ju aparaadid ja inimese seisund annab informatsiooni, aga psühholoogilises plaanis on oluline, et inimene verbaalselt annaks meile mingit informatsiooni. Ja nüüd ma ütlen talle, palun aita mul aru saada. Ja tema taju juba ütleb, sa oled ka abitu, sest iga selline trauma seisundis inimene tunneb abitust. Ja kui mina nüüd ütlen, et palun aita mul aru saada, mida sa praegu mõtled, mis on see, mis sind kõige rohkem toetab, mida sa ise saad enda heaks teha, siis see küsimus on ülioluline ka meedikul, siis selle inimese käest ja siis ta järsku ütleb, see on see tunnel nägemise justkui nagu avanemine, ma võiksin oma õele helistada, sest tavaliselt sellises olukorras helistan õele ja muidu ta ei oleks selle õe peale tulnud. Et ma igal juhul ütlen talle, et palun aita mind ja siis väga sellise loogilise järelküsimusega ja sellega toon ta dialoogi, ükskõik kui nõrk see dialoog on, aga nüüd ta on selgelt olemas. Ja selles dialoogis loomulikult tekib küsimus, et kas risk püsib kõrge, et kas tema selline selgelt surmasoov on kõrge ja on kaks peamist psühholoogilist tegurit, mis inimesega vestluses näitavad, et tal on surmasoov selgelt olemas. Üks ja Thomas Joyner on selline autor Ameerikas, kes ongi just suitsidoloogiat hästi palju uurinud. Ja praktikud näevad seda ka, et siis kui inimene tunneb tajutud koormaks olemist, te vestlete, teil on nüüd see toetav brigaad seal ja ta ütleb, et tegelikult ma ei taha kellelegi tüliks olla, ma ei taha sellepärast helistada lastele, ütleb näiteks eakas, et ma ei taha neile koormust tekitada, minu elu ei ole enam väärtuslik. Sama asja võib ütelda üks noor, et minu elul ei ole mõtet, et kõik minu käitumine on alati halb, minu hinded on halvad, ma ei kõlba mitte kuskile. Et kui inimene annab märku, et ta tunneb ennast väärtusetuna, või ta on koormaks kellelegi, siis surmasooviks on alus olemas. Ja see on nüüd riskikoht, kohe läks nagu risk tööle. Ja teine surmasoovi alus on see, et ta peegeldab seda, et ja mida me ka küsime, mis on juhtunud viimase ööpäeva jooksul, sest suitsiidkäitumine, üks on mõte, aga teine on käitumine nagu aktiveerub viimase ööpäeva jooksul olnud käivitajast. Ja siis ta ütlebki, et näiteks see noor ütleb, et mind visati seltskonnast välja, teistel on lõbus olla, aga mina enam sinna ei kuulu. Ehk siis ta tajub isolatsiooni. Isolatsioonis olemine, järsk kuulumistunde kaotamine ja see võib tähendada hooldekodusse ootamatult sattumist, see võib tähendada missioonil olekut,
vangistust, mis iganes olukorda, kus ma olen siis kuuluvustunde ära kaotanud selle grupiga, kus ma tavaliselt olin ja isolatsioon ei võimalda olla ja see annab ka surmasooviks aluse. Ja kui see vestluses, see tuleb hästi kiiresti välja, sest me esitamegi küsimusi talle, siis nüüd ma pean mõtlema järgmisele 2 asjale, et kas tal on ka võimekus see surmasoov realiseerida, ehk siis see suitsiid teha, sest üks on see, et mul on valmisolek, aga teine on see, et kas ma suudan ületada eluinstinkti. Inimese jaoks on tegelikult õlekõrrest ka kinnihaaramine, et elada ja ometi keegi suudab. Ja siin seesama Joiner oma uuringutes toob ilusti välja, mida praktikud näevad, et see eluinstinkti ületamine nagu surma poolele minekuks on võimalik ühel või teisel psühholoogilise teguri olemasolul ja üks on see, et ta on korduvalt kogenud traumaatilisi kogemusi, mis on muutnud teda tuimaks. Sageli on tal lapsepõlve taust, tal tulebki jutust välja, et kogu mu elu on olnud üks õudusunenägu, minu vanemad on tülitsenud, mind on pekstud, ta nagu väljendab mingisugust sellist traumaatilist nagu ajalugu, mille puhul Joiner ütleb, et tal on valmisolek ületada siis see piir. Ja teine variant on see, et tegelikult on võib-olla väga turvatud perekonnast ja väga hea eluga, ei ole midagi olnud, kui toimub suitsiidiprotsessi edenemine, et kui see järsk surmasoov tuligi sellest, et sõpruskonnast visati välja ja nüüd tegin selle esimese katse, ei tahtnudki surra, aga tegin katse nagu demonstratsiooni ja mitte keegi ei pane seda tähele. Mitte keegi ei tõmba psühholoogilist ülepinget maha, et mis sinuga toimub, mida sa läbi elasid, mis viimase ööpäeva jooksul on sind mõjutanud, mitte keegi ei küsi, mitte ühtegi küsimust, siis psühholoogiline ülepinge püsib ja nüüd ta läheb ikkagi järgmisele katsele. Ja kui siis ka mitte keegi ei küsi, antakse see esmaabi ja saadetakse koju tagasi ja ikka keegi ei räägi, veel enam mõni ütleb, et ära räägi sellest, siis tulemuseks on see, et see kordub kuni lõpliku enesetapuni, ehk siis seda nimetatakse suitsiidiprotsessi edenemiseks seetõttu, et mitte keegi ei aita mul pidurdada, et ma olen nagu hästi üksi jäänud. Ja see tuleb vestluses hästi välja, et neid nagu saab vaadata, mis peegeldab suuremat riski ja õnneks ma arvan, on praegu see, et kiirabimeedikul ei ole nii suurt vastutust, ta peabki hospitaliseerima, aga probleem on selles, kui see esmaabi psühholoogiliselt jääb andmata, siis ta võib sealt haiglast väga kiiresti koju saada. Ja see võib nagu korduda, et meil oleks vaja seda psühholoogilist esmaabi, et saaks kordumise maha. Ja et me märkaksime ja kui võtta nagu su jutt kuidagi kokku, et siis esimene etapp on kontakti loomine ja mul on tunne, et seal on nagu ütleme selline siis siiras uudishimu, kuidas ma saan aidata, kuidas ma saan toeks olla, mitte oma kuidagi emotsioonide pealekandmine sellele patsiendile või kuidagi oma arvamuse jagamine. Vaid siis... ma nüüd kohe kerin nagu tagasi. Nii. Mul ei ole üldse siirast soovi aidata. Aitamine on vale sõna, jaa. Mul on küsimus, kas tema aitaks mind. Okay. Ja kui ma selle mõtteviisi jätan, siis ma ei tee seda viga, et ma pakun abi. Ma ei tohi mingil moel abi pakkuda, ma ainult küsin abi, aita mul aru saada, sest minul on soov teha oma tööd hästi. Mina tahan professionaalselt anda parima, mis minu võimuses on, aga selleks ma vajan informatsiooni. Ja mina küsin, palun aita mul aru saada, mida sa mõtled. Palun aita mul aru saada, mida sa ootad praegu minult või kelleltki teiselt, palun aita mul aru saada. Ja see on sellise suhtlemise juures hästi tähtis, et ma saavutan ühe taseme, sest alati on mingi info, mida naljalt välja ei anta, aga nii kui inimene tajub, et me oleme võrdsel tasemel, tekib turvalisus. Ja nüüd ta saab teda toetava info välja anda ja seda ongi vaja, et ta selle välja ütleks ja siis me saame sellega tegeleda. Kas siin aitaks samamoodi natukene nagu suurennatuse korral sa mainisid, et lähed siis patsiendi juurde, palun vaata mind, palun räägi minuga ja siis pakkuda mina vett. Tahan sinuga rääkida, ma tahan kuulata sind. Ma tahan kuulata sind, pakkuda vett sellises olukorras. Kas see töötab. Oleks ka? See on üpris universaalne algus. Ja sealt siis nagu edasi minna vaikselt siis saad aru, mitte anda hinnanguid, mitte öelda ei. Ja siis minna ise abi küsimise juurde ja uurida, mis on see tema nagu võrgustik, mida saaks uuesti käivitada, sest ilmselgelt ta praegu on sellises tunnel nägemises, et ta unustab oma lähedased sõbrad, kelle poole saaks pöörduda, aga ta ei näe seda, sest tema seisund on selline, et ta ei näe.
Ma kommenteeriks ka seda abi küsimust, et siin on teine aspekt veel ja see on see, et kui sa küsid abi inimeselt, kes tegelikult on kogenud just suurt abitust, siis sa toetad teda, sest et ta tajub, et keegi näeb minus veel potentsiaali, et ma suudan midagi teha küll. Ja selle abi küsimisega sa tegelikult aktiveerid seda inimest, et samamoodi aitab sellest tunnel nägemisest välja tulla ja sa taastad seda tema eneseusku. Vaat seda ma suudan ju teha küll. Tema usub, mulle ka tundub. Et me kõik tahame tunda ennast väärtuslikuna ja me saame pakkuda seda väärtust siis sellele inimesele selles olukorras. Ja seda on tõesti väga paljud kriisinõustamise kliendid ka välja toonud hilisemalt, et sel hetkel nagu kui keegi tuleb, et ma tulin nüüd teile appi, siis see on nagu nii kindel ei. Sest et ta tunneb ennast nii abituna ja nüüd veel kõrvalt öeldakse ka, et sa oled tõesti abitu, sul on kedagi väljastpoolt appi vaja. Aga et kui see keeratakse teistpidi, et aita sina ja see kohe võimestab. Ja inimene tuleb sellest tunnelist välja. Ja võib-olla kiirabi seisukohas siin ongi nagu eriline see, et kui inimene tahab elada ja ta on elu-surma küsimuses ja kiirabi tuleb välja, siis kiirabi võib küsida mida iganes, kuidas ma saan sind aidata, sest ta tahabki ellu jääda, ta hoiab õlekõrrest kinni ja küsige ja rääkige mida iganes. Aga kui mul tuleb nüüd see suitsidaalne patsient, kes kõigub elu-surma vahel, siis temaga enam ei tööta laused mida iganes. Ja nüüd ma pean nagu iga sõna ja lauset mõtlema ja tegelikult, kui ma olen need ära mõtestanud, need sobivad teistesse situatsioonidesse ka. Aga teistes situatsioonides ma lihtsalt ei näe, et ma võiksin libastuda. Aga suitsidaalse patsiendi juures on libastumise võimalus kõrge. Ja see on nii ohtlik moment, sellepärast mul on tunne, et meedikuna ma olen 10 aastat käinud koolis ja meid on koolitatud, kuidas aidata. Et see mõnes mõttes on selline mõttelaadi muutus, ja et kuidas siis läheneda ja kuidas mõelda selle pärast, et muidu ju me teeme kõike selleks, et aidata. Võib-olla aitab ka see, et viimastel aastakümnetel on maailm liikumas lahenduskeskse siis probleemi sekkumise juurde ja meditsiin on oma olemuselt probleemikeskne, ehk siis on diagnoos ja sellest tulenev lahendus, aga lahenduskeskne vaatab terviklikku heaolu ja enda võimekust toime tulla ilma siis diagnoosita, aga mis saab meditsiin sealt ikkagi ära kasutada, on see, et lahenduskesksel lähenemisel on kindel seisukoht, iga inimene on oma elu ekspert. Ja kui mina olen ekspert oma meditsiinivaldkonnas, siis mina ei saa olla ekspert selle inimese eluvaldkonnas. Ja kuna me oleme eksperdid, siis on meil kerge teha koostööd selliselt, et ma küsingi tema abi, tema ekspertsuses, et mina saaksin oma ekspertsust rakendada ja see tähendab seda, et see abi andmine ei ole mitte massiivne, vaid see on nagu 2 võrdse osapoole koostöö. Aga see on mõtteviisi küsimus, see on hea tähelepanek. Liigume siit edasi 3. juhtumi juurde. Siin ei lähe asjad lihtsamaks, aga ma arvan, et meil juba on tööriistu, mida me saame rakendada. Saame siis 3. kutse, kus teaduseta laps ei hinga, koha peal elustatakse ja sündmuskohale jõudes elustab siis reanimobiil juba 4-aastast poissi. Vanemad on kõrval, ema karjub, isa seisab tardunult. Brigaad teeb kõike, mida võimalik, aga mingil hetkel tuleb see hetk, kus brigaad otsustab, et lõpetavad elustamise. Kuidas, ütleme, isegi kui meil meditsiiniliselt on see näidustus, me saame aru, et siit enam tagasiteed ei ole, kui reanimobiili brigaadijuht otsustab või ütleme, leiab, et nüüd elustamine lõpetada, siis kuidas see reaalses elus välja näeb, kui meil on ema ja isa kõrval, et mis võiks olla see kõige inimlikum lahendus? No kui me nüüd mõtleme, et tegemist on reanimobiili brigaadiga, siis üks asi, mis minu arvates peaks olema, et see lisabrigaad sellistel sündmustel peaks igal juhul olema kutsutud. Ja see ei pea mitte olema siis kriisinõustajate lisabrigaad, vaid teiste meedikute lisabrigaad. Et olles siis ühe brigaadina seal sündmuskohal elustamas, siis on selge, et ei ole selle kõrvalt võimalik lähedastega tegutseda.
aga nemad vajavad seda, et keegi oleks ka nende jaoks olemas ja toetaks siis selles protsessis. Nii et kui vähegi võimalik, siis minu hinnangul tuleks sellistele elustamiskutsetele lisabrigaad appi kutsuda, kes siis saab võtta selle toetaja rolli. Nüüd, kui rääkida, et kuidas siis öelda vanematele, et see elustamine ei too kahjuks enam seda tulemust, mis me oleme lootnud, et siin peaks olema väga selgelt kirjeldatud, miks ei too. Ehk et me oleme elustanud nii kaua, siin on sellised muutused olnud kehaga, meil ei ole õnnestunud saada südant lööma ja et me teame, et siin kahjuks või ka see, kui kaua on, eks ju, aju olnud hapnikuta, et kirjeldada ja selgitada, mis põhjustel see brigaad siis hindab, et see elustamine enam ei ole asjakohane. Ja see võib ka olla tõesti ka see ajaline mõõde, et me oleme 40 minutit siin elustanud ja kahjuks seda elu ei ole õnnestunud tagasi tuua. Teiseks, mis siin kindlasti võiks juures olla, on see, et me ikkagi rääkides väljendame oma mõistmist, et see on lähedastele raske. Me ei oota neilt otsust selles hetkes, vaid me pigem ütleme neile, et kahjuks nüüd on nii ja kas te soovite midagi veel teha enne, kui me lõpetame. Et vanematel võib olla väga keeruline loobuda või lahti lasta, aga seal võib olla näiteks, et nad tahaksid panna lapse lemmiktekki ümber, tuua lemmikmänguasja, võib-olla nad tahavad kedagi lähedastest veel kutsuda sinna lapse juurde. Ehk et me arvestame nende soovidega nii palju, kui see võimalik on, aga selle otsuse peab tegema meditsiinipersonal, et me mitte mingil juhul ei peaks küsima vanemate käest, et mis te arvate, et kas võime lõpetada. Ja mina just selle pehmuse juures, et ma olen näinud, kuidas vanemad klammerduvad selle surnukeha külge ja käitumine muutub oluliselt, kui öelda, et mis võiks praegu olla kõige hoidvam teie lapse jaoks. Ja siis see lemmiktekk või lemmikmänguasi, see on ääretult vabastav. See kuidagi, sest vanem saab midagi teha, ma saan praegu midagi teha. Mulle on vanem öelnud, kuidas mu lapsel alati jalad külmetasid, aga tal ei ole ju praegu midagi jalas. Las keegi toob kodus sokid ja juba ta rahuneb. Ehk siis on mingid väga sellised lihtsad asjad ja siis on võimalik kirjeldada seda, mis nüüd edasi hakkab saama, aga nüüd me jõuame, tahame või ei taha ikkagi selle psühholoogilise esmaabi juurde, kui see esimene punkt oligi see, et rahulikult ütle endale, et sa igal juhul saad pakkuda tuge, sest see on hooliv juures olemine. Nii, selle täidan ära, olen hoolivalt juures. Nüüd teine on see, et inimest selles valus, kus sa näed, et see on täitsa kokkukukkumine, ei jäeta üksi, inimesele antakse see taju, sa ei jää üksi, aga meedik ju teab, et ta ühel hetkel läheb järgmise patsiendi juurde ja tema liigub edasi. Ja nüüd ma saan uurida, et millist võrgustikku on võimalik aktiveerida, kellele saab helistada, aitan helistada, sest ta ei pruugi numbrit suuta valida isegi. Ja et ma loon seda võrku, kas keegi tuleb kusagile, keegi saab teid viia, võib-olla on naaber hoopis, ehk siis ma loon kõik tingimused, et ta ei oleks üksi, isegi kui ta ütleb, et ma ei taha mitte midagi, ma saan peegeldada, loomulikult on sellises olukorras vaja olla ka omaette, aga sellises olukorras ei ole hea jääda üksi ja et siis loon seda kontakti, aitan luua kontakti. Siis see kolmas punkt psühholoogilises esmaabis on see, et mida iganes see inimene väljendab, no mida ta teha võib, ta võib süüdistada, et kuni selleni välja, et teie tapsite, no need süüdistused võivad olla hästi äärmuslikud, aga ma pean aru saama, et see on nagu see mädapurse, et see ei ole mitte see, et mida ta mõtleb, vaid see on see reaktsioon ja professionaalselt on ehk ka nagu nahk tugevam, et siis peegeldada tagasi, ma saan aru, et see on praegu väga raske ja
ja lihtsalt teengi tagasi peegeldusi sellest, mida ma näen, aga ma ei anna hinnanguid. Et see 3. punkt on oluline, et ma ei hakka andma hinnanguid ega kutsuma korrale. Et need on nagu 2 asja, need ei tööta, et kuidas te räägite, valige sõnu, et need asjad päris kindlasti ei tööta. Ja siis 4. on hoolitsev tähelepanelikkus. Kui inimene on saanud vapustuse, kui ma ütlesin, see vee joomine, et klaas vett võiks olla käepärast, siis ma saan korrata ka seda ja sellised juhised enamasti võetakse vastu, et nüüd on hea 6 tunni jooksul mitte magada ega rääkida emotsioonidest. Üldiselt inimese enda pärast ei peagi muretsema, aga kui näiteks mingi lähedasega saab kontakti, siis lähedasele saab seda selgitada. Väga tugeva vapustuse saanud inimene hakkab kirjeldama asju. See tuli, siis oli nii, ta kirjeldab detaile, kuigi need võivad valed olla, värvid, kõik võivad valed olla, aga ta kirjeldab. Ja nüüd lähedal olijad hakkavad küsima, kuidas sa ennast tunned, mis sul praegu on. Ja on hästi oluline, et hoolitsev tähelepanelikkus võimaldab seda, et 6 tunni jooksul ei räägi tunnetest ega ei lähe magama, sest akadeemilised uuringud korduvalt aastast 2010 näitavad siis neuroteadlaste uuringud, et see on suur võimalus toetada posttraumaatilise stressihäire teket, kui 6 tunni jooksul me rikume seda 2 punkti. Me saame inimest aidata sellega, et ta ei oleks hilisem meie patsient. Me juba saame mingi eeltöö ära teha. Ja hoolitsev tähelepanelikkus võib siis olla ka see, et ma ütlen, et sa võid nutta, ma näen, et ta kramplikult hoiab tagasi, et ma luban tal olla. Nüüd 5. punkt, me oleme 5. jõudnud, on esmaste vajaduste välja selgitamine. Ja nüüd ma saan rääkida, sest inimene on väga vapustatud, et kuidas tema endaga täna on ta söönud, joonud, et võib-olla tal see selline väga uimane olek on seetõttu, et kell on õhtul 10, ta on niigi lapsega tegelenud ja ta on söömata, ta on täiesti söömata, et ta võib seda unustada, tal võib olla raskus jääda ööbima sinna, tal on paanika, et ma ei suuda siin korteris olla, et aidata, et kust leida öömaja, arutleda läbi, et ta selle leiaks, aga ka see, et kas tal on veel kedagi, kelle pärast on vaja muretseda või kelle jaoks peab olemas olema, on need siis lapsed, lähedased, lemmikloomad, et need küsitakse kõik läbi, kuni lõpuks jõutakse selleni, et võib-olla ongi meditsiiniline näidustus ja nüüd on vaja, et arst annaks oma hinnangu. Siin on üks asi veel, et kui me vaatame, kas ta on söönud, joonud, kas lähedased, et siis kas ta on oma igapäevast ravimid võtnud. Et see on ka midagi, mis tal endal kindlasti ei tule meelde ja mida me oleme ka oma töös ju mitmeid kordi näinud, et võib omakorda siis kaasa tuua sellise tervise halvenemise, et seda ka alati tasub küsida. Ja siis mul jäi veel 6. punkt öelda ja see on selliste impulsiivsete ja ainult emotsioonidel põhinevate otsuste pidurdamine. Kui ta ikkagi ütleb nüüd, et nüüd ma lähen küll meediasse, vaat nüüd ma ütlen kõik, mida ma arvan või ta ütleb, et nüüd ma kirjutan lahkumisavalduse, mul oli nii vähe aega oma lapse jaoks, nüüd ma kirjutan lahkumisavalduse või nüüd müün selle korteri, no mida iganes. Et kui see on väga impulsiivne, ma ei tohi ju ütelda, ma ei tea ju tema riskikäitumist, siis ma ütlen talle, et te saate teha mis tahes otsuseid, aga võtke endale aega 2 nädalat. Ja hiljem inimene võib olla ääretult tänulik, et ta ei teinud ühtegi kiirliigutust tänu sellele, et keegi ütles, võtke aega ja ei keelanud minna meediasse või kuhu iganes. Aga kui siis on minek, on see hoopis teissugune, sest väga paljudel juhtudel inimesed kahetsevad, et nad läksid meediasse või kirjutasid ka lahkumisavalduse ja seda ei saa enam tagasi pöörata. Et siis see, aga kõik see lugu lõpeb +1-ga. Ja +1 ütleb, et kui sa oled saanud abistatud kedagi, kes sinu abi vajas, me nüüd teame seda, et tegelikult siis sellisel võrdsel tasemel, siis sa ei tohi unustada iseennast. Ja psühholoogiline esmaabi lõpeb alati sellega, et kuidas ma ise peale seda reageerimist toime tulen, uuesti puhtaks saan ja uues situatsioonis seda eelmist selja taha jätan, ehk siis psühhohügieeni juurde jõuame siit. Ja see on ka ideaalne koht, kus see osa ära lõpetada ja juba järgmises osas siis me just räägime sellest, et kuidas siis enda eest hoolt kanda ja kuidas kolleegide eest hoolt kanda ja just sellest +1 siis ka.
suur aitäh, et kuulasite. Kindlasti kuulake meie järgmist osa, kus me siis neid samu juhtumeid edasi arutame, aga siis just meie kolleegide võtmes. Kui teile Deltakutse meeldib, siis kindlasti kutsume teid üles meie sisuga aktiivselt kaasa lööma. Jälgige meid erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel, külastage meie veebilehte deltakutse.ee, kus saate lugeda siis meie teemade kohta ka kirjutatud konspekte ja küsimusi küsida. Teie tagasiside ja ideed on meile alati väga väärtuslikud. Täna olid siis meie lisabrigaadis Mari Kolga ja Tiina Naarits-Linn. Suur au oli teiega koos sõita ja neid raskeid, keerulisi, aga inimlikke juhtumeid lahendada. Ja siis kuulmiseni juba järgmisel korral, kus me selle teemaga jätkame. Aitäh! Aitäh!